Minul paluti siis täna rääkida geoloogiateenistusest, meie andmetest infosüsteemidest, et töötan mina siis geoinformatsiooni osakonnas ja annan teile sellise kerge ülevaate, proovin enam-vähem ajaga siin hakkama saada, et detailsemalt võiks rääkida väga palju ja pikalt igast teemast eraldi, aga täna siis selline linnu-lennu vaade. Ehk et kui ma väga täpselt ei teadnud, kes täna kõik kuulama võivad tulla, siis üldiseks infoks, et geoloogiateenistus on pigem noor riigiasutus, loodud alles 2018. aastal, toimetame me Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas. Oleme Rakveres, meid kohtab veel mitmes kohas, sealhulgas ka uuringubaas on meil Arbaveres ja meid on umbes 50 inimest. Ja täna ma räägiks teile lühidalt geoloogiafondist, räägime geoloogilistest kaartidest natukene, EGT geoportaalist ja mis meil üldse siin plaanis on. Et võib-olla kõige rohkem ongi teada meie poolt geoloogiafond, et maist 2020 on tal uus hingamine, vanad pabertoimikud ja aruanded on kõik kenasti alles, aga kasutajatele võimalik siis neid leida läbi veebilahenduse. Tänaseks me oleme siis pea 1,5 aastat selle veebilahendusega töötanud, seal on kokku ligi 8000 erinevat aruannet, on vanu puurkaevade arvestuskaarte, vanemaid maavaravarude koondbilansse ja täna laekub sinna pidevalt juurde uut andmestikku, sealhulgas nii keskkonnaregistri maardlate nimistust tuleb, ka ülikoolide aruandeid võib leida. Nii et see andmestik on pidevas täienemises. Ja fondi puhul võib-olla infosüsteemi vaatest võiks seda üle rõhutada, et igal aruandel on oma unikaalne ID või kood või ütleme siis fondi number, ehk siis ajas on alati võimalik õige säiliku juurde tagasi pöörduda. Ja täna teeme me koostööd ka Rahvusarhiiviga, et see geoloogia teadmiste varamu on tunnistatud arhiiviväärtuslikuks Eesti riigis, nii et fondi andmed on ka seal varundatud. Nüüd spetsialistidele, kellel on rohkem huvi, siis metaandmeid koos ruumikujudega on võimalik ka läbi 2 teenuse vaadata ja rohkem infot leida saate ka meie kodulehelt. Nüüd ühel ettekandel siin ükskord minu käest küsiti, et mis on populaarsem aruanne, et mida siis fondis kõige rohkem vaadatakse. Ja siis viidates siin ka ühele eespool kõnelejale, siis siin digifondi 1,5 aasta populaarsustabelit juhib Harjumaa ehitusmaavarade levit, kaevandamine, kasutamine. Aga populaarseid on siin veel teisigi, nii maasoojussüsteemid, on Hiiumaakaart, on põhjavee kogumid, mis kasutajatele huvi pakuvad. Nüüd, kui te sinna fondi lehele satute ehk aadressile fond.tgt.ee liigute, siis mille poolest on uuendus siin viimasel 1,5 aastal, et lisandunud on nii-öelda kaardikomponent. Et varasemalt siis ruumikujusid digitaalselt ei olnud ja pidid leppima nende pabertoimikutega. Kui te siia tulete, siis otsingut korra näitan ka, meil on erinevaid klassifikaatoreid, mida saab peale rakendada, et otsingut piirata ja lihtsustada. Me oleme fondis siis rakendanud kaardiosaga niimoodi, et siin üleval otsingus on näha punasega välja toodud, et näiteks kui te suurendate mingi piirkonna sisse, siis saate ainult sellest piirkonnast aruandeid otsida. Ja aruanded on meil vaikimisi siis fondis jagatud ka oma pindala järgi klassidesse, et väiksemalt leiate siin S-i alt, S-suuruses, small. Kogu Eesti on juba XL, et on võimalik nagu natukene piirata seda andmemahtu, mida otsida. Ja kui nüüd andmete juurde jõuda, siis siin on ka näitekaardil, näitab siis teile 1, 2 või kõiki 3 andmestikku korraga see kaardi peal, et saate siis geograafiliselt kontrollida, et kas on teile huvipakkuv piirkond või ei ole. Mida me oleme uuendanud sellel aastal ja mida võib-olla kõik ei ole näinud on, et kui minna juba siia aruande enda juurde, siis on meil muutunud andmete allalaadimise funktsionaalsus. Näitan sellest ka teile ekraanipilti, et kui kord olete ühe konkreetse aruande lahti teinud ja see tundub teile huvitav, siis
on võimalik ise valida, et milliseid andmeid endale arvutisse alla laadite, et kas siis terve paketi põhitekste või siis mõne üksiku, saate endale sobiva andmestiku kokku koondada. Ja võib-olla mida veel fondist tahaksin välja tuua, on see, et tänu sellele, et ta on nüüd digitaalne ja on võimalik teda ka lingiga mugavalt jagada kõikide huvipooltega, siis kutsun teid üles kindlasti oma aruandeid fondi esitama, et minimaalne pakett, millega aruande saab esitatud, on põhimõtteliselt, kui on olemas nimetus, autoraasta, valdkond, ruumikuju ja siis sisufailid. Et meil on fondis võimalik aruannetele ka piiranguid seada, juhul kui näiteks on seadusest tulenev põhjus, on see looduskaitse või on see hoopis ärisaladus, mida seadus lubab seada, et ka selliseid piiranguid on võimalik kehtestada, et neile vaatamata võiksite oma aruanded fondi tuua, et läbi selle siis pikemas perspektiivis on need aruanded hästi hoitud ja kõigile kättesaadavad. Ja mida võib-olla veel, kui te kasutate fondi andmeid, siis ma ei tea, näiteks kirjutate sealt mingit andmestikku välja, töötlete seda ja arvate, et see on midagi, mis võiks laiemalt üldsusele huvi pakkuda, siis kindlasti võtke meiega ühendust. Siin on teile toodud fondi aadress ka, mis vastab kiiresti fond@eegt.ee. Et andke teada, mis te tegite, andke see fail või andmed meile riputame need fondi üles, et siis ka järgmistel kasutajatel oleks võimalik neid andmeid mugavalt kasutada. Nii palju siis fondist. See võib-olla oli natukene tuttavam teema. Nüüd teine teema, millest tahtsin täna rääkida, on geoloogilised kaardid. Et geoloogilise kaarte on geoloogid alati teinud varemalt Geoloogiakeskuse alt näiteks, viimased aastad Geoloogiateenistuse alt, aga mis oluline muutus oli eelmisel aastal on see, et Vabariigi Valitsuse seaduse muutmisega geoloogiline kaardistamine on ära liikunud MKM-i haldusalasse ja tegemist on siis Eesti Geoloogiateenistuse ühe põhiülesandega, millega me siis igapäevaselt tegutseme. Ja täna siis ka võime öelda, et sellel aastal meil on valminud Hiiumaa kaardikomplekt ning avalikkuse ette on jõudmas nüüd kohe ka Pärnumaa andmestik ja juba on töös Kesk-Eesti piirkond, siin Põltsamaa, Jõgeva, Türi, Vändra piirkond, ehk et kaardistamine toimub suure hooga. Ja hetkel, mida me oma majas teeme, et me oleme analüüsimas üldse, et millised andmed meil on, kuidas me oleme neid hoidnud, mida me peaksime hoidma, mida mitte. Oleme süstematiseerimas geoloogiliste kaartide andmestikku, milliseid teenuseid ja rakendusi peaks olema, et selle aasta esimesel poolel meil oli ka suur ärianalüüs, mille me sisse tellisime struktuurifondi vahenditega, et oma andmetest siis korralik pilt ette saada. Ja geoloogiliste kaartide kohta võib-olla ütleks juurde nii palju, et seni on neid andmeid kogutud sellise struktuuri põhimõttega, et tegemist on oleks nagu trükikaardi loomiseks vajalike andmekoosseisudega, et näiteks kõik 50 000 mõõtkavas geoloogiliste kaartide andmed hetkel vastavad juhendile, mis on kinnitatud, versioon 2.4, seal väikseid muudatusi aluspõhja stratigraafia osas, mis me oleme siin kasutusele võtnud ja näiteks ka Maa-ametiga kokku leppinud, et ka nemad koguvad oma andmeid nii. Ja täna siis ka veel Pärnu andmed kohe, mis tulevad selle juhendi seisu järgi, aga me oleme oma majas edasi liikumas selles suunas, et see andmete kogumine, hoidmine vaataks rohkem tulevikku, vaataks KIS-i poole, KIS-i põhimõtete poole, et me andmeomanikena siis tegeleme sellega, et varasemalt kogutud ja tulevikus ka uued andmed käiksid ühte jalga just siis andmekoosseisu mõttes. Ning lisaks tegeleme ka ametliku poolega, et meil on praegu käimas tihe koostöö Keskkonnaministeeriumi ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, et me teeme ettevalmistusi selleks, et geoloogilised andmed, sealhulgas ka kaardiandmed saaksid endale ametliku staatuse ja andmekogu, mis on nende koduks, sest seni ei ole sellist andmekogu Eesti riigis olnud. Seega tööd on omajagu ja kasutajaid me kindlasti hoiame läbi oma kodulehe erinevate kanalite uudisvoogude
selle kõigega kursis. Et need geoloogilised andmed on ja jäävad kättesaadavaks kindlasti ka läbi kõigi teiste harjumuspäraste kanalite, lihtsalt see andmete omanike kodu on viimasel aastal muutunud. Ja sellega seoses olekski võib-olla õige koht üle korrata, et üldreeglina Eesti Geoloogiateenistuse andmed on kõik avaandmed ja kui te neid kasutate, siis me palume neile ka vastavalt viidata. Kust siis andmeid ja kaarte praegu veel leida saab? Meil hetkel on olemas veel vana kodulehe versioon, et osad riigiasutused Eestis juba on läinud uuele kodulehe platvormile ja meie peaks minema selle aasta lõpuks. Et hetkel te leiate andmete ja kaartide info meie kodulehel seal kiirelt kätte sektsioonist näiteks, saab kõige kiirema otselingi. Aga eeldatavasti siis aasta lõpuks oleme me uuel platvormil, seal ma arvan, et on sama lihtsalt see koht leitav ja hakkab ta paiknema maapõuealase teabe sektsioonis. Kindlasti siis avalehele ka mingi kiirelt kätte koha andmetele ja kaartidele samamoodi tekitame. Aga koduleht ei ole sugugi ainus andmete kanal, kus meie käest andmeid leiab. Et oma kaardiandmeid me kuvame välja ka Eesti Geoloogiateenistuse geoportaalis, mis meil on siis ESRI platvormi peal praegu. Siin on erinevaid kaardiandmeid, rakendusi, ka kaardilugusid, mis on tehtud mõne väiksema teema spetsiifiliselt. Et kõige populaarsem kaardirakendus on radooniriskikaart, sellel on päris oma kindel kasutajaskond olemas, aga mida siin veel palju viimasel ajal vaadatud, siin on näha ekraanilt ka. Et kui meil on mingid uudised, mida me välja pakume, tulevad uued andmed, siis me alati võime ka viidata siia geoportaali lehele, et neid linke võib leida siis nii kodulehelt kui ka uudiste juurest. Ja see geoportaalil on meil selline teema, millega me kindlasti plaanime lähiajal edasi liikuda ja vaadata, et kõik sellised olulised avalikkuse ette jõudvad teemad saaksid siin kajastatud. Nüüd võib-olla ühele nendest paljudest ma keskenduksin korraks pikemalt, kuna tegemist on suhteliselt uue rakendusega, et nimeks tal puuraukude rakendus ja aluseks üks PIK-i projekt, mille nimi oli geoloogilise informatsiooni säilitamistingimuste parandamine. PIK ja lohisev võib-olla nimena, aga mõte oli selles, et tööde käigus me korrastasime, revideerisime vanu puursidanikke kaste. Vajadusel sai neid markeeritud, sai pildistatud, sai vanadest aruannetest juurde otsitud erinevat olulist materjali, kammakaratosi, kõveraid, ühikute kirjeldusi, litotulpasid, kõike seda. Et mis siis oli nii aruannetes kui ka eraldiseisvates failides. Ja need andmed on siis kättesaadavaks tehtud läbi selle puuraukude rakenduse. Siin on navigeerimiseks siis, kes pole enam käinud, et tasub tähelepanu pöörata, siin paremal üleval on väikesed abimenüüd, kus on võimalik siis kihte sisse välja lülitada ja siin on ka võimalik otsingut teostada, siin kõrval kohe on luubimärk, et näiteks endale huvi pakkuvat puurauku leida. Ja siis avaneb selle puuraugu kohta täiendav info, kus siis lingid viivad näiteks kas või kastide fotode juurde, aga ka muude teemade juurde. Sama info saab kätte ka siis, kui liigute puuraugu juurde ja klikite tema peal. Võib-olla geoloogidele teadmiseks info ka selle kohta veel, et kõik need nähtavad kastid, mis te siin rakenduses saate vaadata, need fotod, et need kõik kastid on tänaseks Arbavere hoidlatesse viidud. Et kui kellelgi on huvi ja neid füüsiliselt päriselt oma silmaga vaadata, siis meie kodulehelt te leiate selle kohta täpsema info, kes veel ei tea, et kuidas Arvaverre tulla saab ja päriselt neid kaste vaadelda. Aga kellele piisab veebilahendusest, siis minge vaadake kindlasti seda puuraukude rakendust, et kuna KIK-i projektil on tulemas ka teine etapp, siin järgmise 1,5 aasta jooksul plaanis Arvaverre liigutada pea 12 000 kasti lisaks, et siis ka need järgemööda hakkavad, infod hakkab siia kogunema jooksvalt üht-teist muud ka. Et hoidke käsi pulsil. Mis andmeid meil teenistuses veel on tegelikult päris oma jagu. Mitte kõik ei jõua veel täna avalikkuse ette ja kõik võib-olla ei peagi jõudma, et ka oma tööandmeid me korjame täna juba digitaalselt, meil on nutiseadmed, andmed liiguvad otse andmebaasi, mida varundatakse,
andmed kaduma ei läheks. Meil on majas mitmeid erinevaid põnevaid töögruppe, on need hüdrogeoloogid, on fosforiidi ja gaasnevate ressursside uuringu töögrupp, kes tegelevad modelleerimise ja andmete visualiseerimisega. Meregeoloogiast räägib Sten pärast virgutuspausi võib-olla lähemalt, et igast sellest teemast saaks teha võib-olla pikem ja põhjalikuma ettekandega. Täna ma lihtsalt mainin ära, et meie andmed ja tegevused ei piirdu ainult fondi ja kaardistamisega, et majas tervikuna on neid andmeid rohkem ja teemasid rohkem, millega tegeletakse. Ja võib-olla nii enda kogemuse põhjal, mis meil majas on olnud, kui ka kasutajate tagasisidest on paar asja, millele tahaks täna tähelepanu pöörata, et kui te andmeid kasutate. Ehk siis tunne oma andmeid, et selleks, et kas või Evelini räägitud neid visualiseerimisi teha, et tegelikult peab aru saama, et mis on need andmed, mida ma kasutan ja kuidas ma neid kasutada saan. Et geoloogia andmete puhul eriti tasub alati korraks mõelda mõõtkava peale, et kas meil on andmed 150 000, kus sentimeetrile kaardil vastab 500 meetrit looduses või on see 200 000 või 400 000. Ja mida meeles pidada on see, et kui ikkagi andmed on mõõtkavas 400 000 või 200 000, siis nende andmete põhjal ühe krundi kohta või katastriüksuse kohta, näiteks oma kodu kohta mingeid otsuseid teha ei tohiks, sest andmete täpsus on erinev. Et meil on endal olnud palju kokkupuudet just radoonikaardi vaatenurgast, et seal on andmed oluliselt üldisemad kui näiteks iga üksiku maja ja kodukoha kohta otsustamiseks vaja oleks. Ja teine teema on andmete kvaliteet laiemalt, et alati tasub vaadata, et mis objekte kasutatakse, kas andmed tunduvad loogilised, kui te need kuskilt alla laadite. Tasub vaadata andmete atribuutide tabelit, mida on sinna kirjutatud, kas üldse on, kuidas on kirjutatud. Mõnikord arvuti jaoks väike A ja suur A või punkt ja koma ei ole samad asjad. Et sellele tasub tähelepanu pöörata. Ja miks ma sellest täna mõtlesin, et ma võtan need minutid ja räägin, on see, et ebakvaliteetne andmestik on lihtsalt väga kulukas. Et sattusin siin hiljuti ühe IBM-i uuringu otsa, mis tõi välja, et Ameerika Ühendriikidele 2016. aastal läksid ebakvaliteetsed andmed maksma $3,1 triljonit. Et võrdluseks teile, et samal aastal oli Kanadal SKT 2 korda, siis umbes 2 Kanada SKT-d. Eestis oli 2016 SKT 24,26 miljardit. Ja et miks siis see ebakvaliteetne andmestik on nii kulukas, siis panin teile siia sealt artiklist ka inglisekeelse tsitaadi. Ja selline inimene nagu Thomas Redman on oma Harvard Business Review artiklis välja toonud ja visualiseerinud selle The Hidden Data Factory nime all, et see, et kui ma nagu algfaasis on vead sees ja ma iga tuletises hakkan neid vigu parandama ja siis need vead süvenevad ja see aeg kõik, mis sinna kulub. Et see lõppkokkuvõttes ongi väga aja- ja rahakulukas. Ja sellest tulenevalt meil tegelikult hetkel ongi EGT-s fookuses andmed. Tähtis on, et me teaks oma andmeid, tunneks oma andmeid, et andmeid tuleb parandada ja korrastada algandmete tasemel, mitte siis seal tuletistes. Ja siis ka muidugi säilitada originaalandmete koopia, et see oleks alati tagataskus olemas. Ja siit üle kutse ka, et kui näete vigu, siis alati pöörduge andmeomaniku poole ükskõik, kelle andmetest te neid vigu näete, et kui seal põhibaasis andmed korda saavad, siis selle läbi on kasutajatel ükskõik, kas siis teenuste tegemine, kaartide visualiseerimine palju lihtsam, kiirem ja odavam. Et meie samamoodi oleme siis süstematiseerimas, analüüsimas, mõtlemas, kuidas edasi, et eesmärk on, et andmetel oleks tugevam alus ja ka sisu. Me õpime ise, koolitame ennast ja loodame, et siis pikas perspektiivis läbi sellega kasutajate kogemus andmetega muutub positiivsemaks. Tean, et kuulaja Eduard küsis enne Inspire kohta, siis sulle ka vastuseks, et tegelikult see andmetega töö ja see kvaliteediga töö pikas perspektiivis siis peaks paranema ka Inspire'sse esitatavad geoloogilised andmed koosseis ja kvaliteet.
et kõikidest oma sammudest, mis me andmete kaartidega teeme, et siis hoiame teid kindlasti kursis kodulehe erinevate veebikanalite kaudu ja ma ettekande ma lõpetaks täna Ott Velsbergi tsitaadiga. Tema on siis digiriigi andmete juht ja eile just oli suur avaandmete foorum ja tema on öelnud, et andmed on tänapäeval nagu uus nafta. Et me peame tööd tegema, need oleks kättesaadavad, aga vaja on ka kvaliteeti, sest see on siis uute innovaatiliste teenuste pakkumise eelduseks. Minu poolt kõik. Aitäh!